Tänases autotestis meil pikka juttu pole, ette on meil võetud Jaguar XF Sportbrake ja kõigepealt lähme sõidame ise Raivoga, vaatame, millised on meie muljed ja siis vaatame, mida oskab selle auto kohta öelda edasi müüa. Esimene asi, mis siit kohe silma hakkab, on see BMW-delt ja Audidelt vist pigem isegi on ju see joystick, kus siis saad selle ekraani pealt kõiksugu asju muuta, kuid Jaguaril on see muudetud see nupp siis käigukongi funktsiooniks. Ehk siis siit sa saadki valida endale neid käike, millega sa siis sõidad. Neid käike on kokku 8, see vahetus käib päris kiirelt, mis tähendab seda, et seda tuuli lasta niivõrd üles, et diisli puhul ikkagi tee sa, kui vaikseks ta tahad, see diisli heli on ikka kuulda, kui suures autosse sisse mitte eriti paned see tähe. Väga vaikne on, jah. Loomulikult start-stop süsteem on ju, vajutad pidurit foori all, auto sureb välja ja kui suures pane tähele, gaasivajutusega diisel kui kiiresti käima läheb. Ja kõik me juba sõidame. Väga kiiresti, et Jaguarilikult on mugavuse peale hästi palju mõeldud. See on muuseas ka üks vähestest autodest, kus ma praegu sisse istudes, kuigi jah, tõsi, ma lasin nüüd selle tooli kõige taha, seljatugi ei ole kõige taga, kuid rooli pidin ma natuke ettepoole tellima, sellepärast, et rool oli nii kaugel. Mis tähendab seda, et suure mehe auto on ta kohe kindlasti. No ma ei saa kuidagi sinuga mitte nõustuda selle luksuslikkuse ja selle ilusa sisu ja kõikide start-stop süsteemidega veel, aga mis mina kiidaks hästi on see hind, et kuigi inimesed arvavad, et Jaguar ja kõik sellised Range Roverid on hästi kallid ja kulukad, siis selle auto hind on veidi 40 000 ja ma tooksin võrdluseks siia mõne Audi või korraliku BMW või Volvo. Et nende hinnad ei ole ka ju tegelikult väga palju madalamad, pigem on nende tipptasemega kõrgemad. Ja kui see auto on siin veidi 40 000, siis sa näed midagi siin, mis on igav või vananenud või kuidagi ebahuvitav. No võib-olla läbi on mõeldud nahk on ju armatuuril ja nii edasi. Täpselt. Loomulikult, ega siin on ju kasutatud ainult kallid ja veel kallimaid materjale ja see salongi disain ja te näete puutetundlikud ekraanid, siin on kõik see sama tippklassi olemas, mis siis sinu poolt mainitud konkurent. Ja mulle meeldib. Leidsime seal nii mõndagi üllatavalt autos. Esiteks see, et Raivol ei peagi olema kõik asjad nii kaugel, nii madalal ja mahub sinna täiesti ilusti ära, aga meil kindlasti jäi midagi kahe silma vahele, mida veel võiks kindlasti teada selle kohta. Kindlasti seda, et auto on eelkõige loodud praktiliselt mõtlevale inimesele, et väga mahukas pakiruum, tagaosa õhkvedrustus, mis reguleerib oma kõrgust vastavalt sellele kaalule, mis sinna taha on siis paigutatud, aga samas auto on säilitanud oma jaguarliku luksuse ja selle võib-olla väikse briti eripära. Selliseid vidinaid ja vahvaid asju, mis tegelikult ei sega, vaid on väga abiks, on väga palju. Kas või näiteks see samune käigukangi nupp, mis on täiesti ulmeliselt lahe. Ja see on täna kõigil Jaguaritel selline, et tõesti see pöördnupp Jaguar Quick Shift käigukastil, kõik käigukastid 8-käigulised tal täna ja tõesti see võlu peitub võib-olla sellistes väikestes detailides, kas või ventilatsiooniavad, mis sõiduki käivitamisel avanevad ja sõidu lõppedes sulgevad oma viisakasse tagasihoidlikusse asendisse tagasi. Ja tagaistmete klappimine väga hõlpsalt pakiruumist piisab vaid väiksest hoovadõmbest ja moodustub täiesti sile pakiruum kõiksugu tarvikute vedamisel. Ja kui nüüd, ma ei tea, kui palju te tähele panite, ilmselt panite spetsialistid ju mõlemad autovarustustaset, ehk et kõik, mis autos näha, on tal tegelikult standardvarustuses olemas, on need siis piiksenoon-tuled, on need istmesoojendused, ehk et asjad, mis mõnelgi teisel margil kuuluvad pikka lisavarustuse nimekirja. No me kapoti all ka ei näinud, aga edasi läks ta ju väga vahvalt. Ja tegelikult ei sõitnud teps mitte tippversiooniga, vaid pea baasmudel 2,2 liitrine turbodiisel, 200 hobujõuline. Et sealt edasi on võimalik ainult vaid üles minna, et kui see juba meelepärane oli, siis teised versioonid tõmbavad kindlasti suunurgad kõrvuni.